lugupeetud vilistlased, õpetajad, õpilased, austatud külalised. Ühe kooli sünnipäeva tähistamine on oluline mitmel põhjusel. Esmalt tuletab see meile meelde, kui vajalik on hoida elus sooja mälestusi, aga ka tarvilikke õppetunde, siduda põlvkondi, vaadata elu kogenult tagasi minevikku ja soovi korral tehtust õppida. Teisalt lubavad ühised tähenduslikud hetked meil koolina argipäeva toimetustest hetkeks kõrgemale tõusta, tunda kohustust olla vääriline ning eelkõige vaadata julge ning kindla pilguga tulevikku. Tänases haridussüsteemis on tavaks rõhutada, kui keeruline on ette valmistada noori tulevikuks, millest meil õiget aimugi pole. Aga laiemalt Eestimaa kui kitsamalt meie kooli ajalukku tagasi vaadates mõistame, et nii on olnud see alati. Alustades tütarlaste progümnaasiumina 1908. aastal ei osanud keegi ilmselt ennustada muutusi järgnevate sajandite jooksul. Ei seda, et 1952. aastal asuvad koolis õppima ka noormehed, ega sedagi, et 1956. aastast hakkab kool kandma Karl Robert Jakobsoni väärikat nime ning seadma eeskujuks tema uuendusmeelsust ning sihikindlust. Täna on meie kool 700 õpilasega, 82 õpetaja ja töötajaga, 8594 vilistlase ja meid kaitsva Karl Robert Jakobsoniga üks ja ühte Viljandi Jakobsoni kool. Täna hommikul süütasime Jakobsoni kooli endiste õpetajate ja koolijuhtide haudadel küünlad, et ka nemad oleksid meiega koos tänasel pidulikul päeval. Aitäh kõigile, et olete meiega. Kuulutan Jakobsoni kooli vilistlaste kokkutuleku aktuse avatuks. Kas sa siis kooliajaloost üldse midagi tea? Need on ju vilistlased. Inimesed, kes kõik on kunagi selles samas koolis käinud. Kool saab 10 aastat. Oled sina ikka tark? Kus sa seda kõike tead? Õpin siin koolis juba 9. aastat, eks jätab oma jälje. Midagi nagu olen kuulnud jah, kui sa nii ütled. Aga 110. Mina olen ainult 12-aastane. Kes neid vanu lugusid enam mäletab? Mis 110 aastat tagasi toimusid. No küsida pole siit küll kelledki. On vanad küll, aga 100 aastat välja ei anna.
aga mina mäletan, mina, linnutaja Karl Robert Jakobson. Hoian teie kooli tegemistel alati silma peal. See on mu kohus, sest minu käsul ehitatud Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi majast sai ju teie esimene koolimaja. Siis pidid asjaosalised küsima tsaari käest juba, et eestikeelne tütarlaste gümnaasium avada. Aga teie saate tunnistused juba meie oma riigist. Mina tean kogu selle kooli ajalugu. Jälgin teid juba aastast 1908. Ja see pilt siin. Mina tean. Need tüdrukud said 1920. aastal esimesena meie kooli lõputunnistuse ja läksid ellu. Aga mina mäletan. Teacher's pet. I wanna be teacher's pet. I wanna be hugged and cuddled as close to you as I can get. That's the lesson we're guessing you're best in. Teacher's pride. I wanna be teacher's pride. I wanna be dated and rated, the one most likely at your side. You're gonna burn and yearn and learn. I wanna learn all your lips can teach me. One kiss will do at the stars. I'm sure with a little homework I'll graduate to your heart. Teacher's pet. I wanna be teacher's pet. I wanna take home a diploma and show Ma that you love me too. That you love me too. So I can be teacher's pet long after school is through. Oh, teacher's pet. You wanna be teacher's pet. You wanna be huddled and cuddled as close to him as you can get. I wanna learn all your lips can teach me. One kiss will do at the stars. I'm sure with a little homework I'll graduate to your heart. Teacher's pet. I wanna be teacher's pet. I wanna take home a diploma and show Ma that you love me too. So I can be teacher's pet long after school is through. Teacher, teacher, she loves you. Jah, olid ajad. Aga poisid, võtke ometi kooli ajalooraamatut ette ja uurige neid. See on ju teie kooli lugu. Oi, siin on küll naljakas lugu. Loata kinno minna ei tohtinud. Aga teadagi, keelatud vili on ju magus. Eriti veel siis, kui näidati filme kuulsate näitlejatele, kelle pilte sel ajal vist küll kõik tüdrukud kogusid. Maskeeringuks kasutati oma valge tutiga vormimütsi. See keerati pahupidi pähe, rätiks seoti peale ja tagant vaadates oligi valmis päris ehtne heit, kel juuksekrunn peale aeg. Muidugi jäädigi niimoodi vahele. Aga ka ega see suurt lugenud. Eeva Karlsson. aga mina leidsin hoopis sellise loo. Vanematel klassidel lubati korraldada ka klassipidusid.
Sinna võisime kutsuda külalisteks Viljandi maakonna poeglaste poisse. Mäletan ühte sellist klassipidu, kui olime lõpuklassis. Selleks õppisime ilusa eeskava. Oli laule ja tantse ning naljapalasid. Ka oli meil lubatud käia vastu külaskäigu poistekoolis. Mingisugustele avalikele pidudele ega tantsuõhtutele väljaspool kooli me minna ei tohtinud. Nii oma koolis kui ka teiste koolide pidudel ja klassiõhtutel olime koolivormis. Maimu Arro. Kalli Priidik Jung kirjutab, kui meil poistekooli asunud ühised tantsuõhtud olid, vaatas õpetaja kurvikega, et tütarlapsed läksid koju omaette ja poisid omaette. Ta õpetas meile, et elus pole vaja mõtlematult kormata ja oma tundeid tuleb vaos hoida. sind see paneb näitama püramiid. Kuidas sina küll kõike tead nii hästi? Tead, mu sõbra ema on terve oma elu olnud kehalise kasvatuse õpetaja. Eks jätab oma jälje.
kõik, mida ütlesid mul tollel õhtul, kui muusika mu hinges kõlas see. Nüüd, mil muusikat ma kuulma juhtun, meenud sina minule. Üht muinaslugu muusikas ma kuulen ja sina seisad unelmais mu ees. Nüüd laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sa ma mõlemasse armun. Teeb muusika mind vahel kurvameelseks ja süda on nii tulvil igatsust. Nüüd laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sama teisse armun. Olla nii ei või, kuigi seda räägivad kõik. Kas tõesti on siis nii mõttetu see, kui igatsed sa kuud, mis särab läbi öö? Muusika end siiski tõestab mind ja ütleb, et ma varsti kohtan sind. Nüüd laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sama teisse armun. Teeb muusika vahel kurvameelseks
iga tund ma leian end, sest muusika ja sama teisse armun, sest muusika ja sama teisse armun. Kirjutasin kunagi ise oma luuletuses, et Eesti rahva vaimul on muljunud mudasse. Noored! Nüüd algas nõukogude aeg. Segakoolid moodustati 1952-1953. Pidin minema kooli, kus varem olid õppinud ainult tütarlapsed. Mäletan esimest koolipäeva. Ärevustunne oli hinges, kui fuajeest meile määratud klassiruumi läksime. Astusime arglikult mööda nagisevat laiaastmelist puutreppi teise korruse hämaravõitu ja jalutavate tütarlastega täidetud suminalikasse koridori. Meid ootas esimene parempoolne klassiruum. Tammusime pingiridade vahel ja kogusime julgust. Vaikusesse tõid elevust tütarlapsed, kes juba paotasid uudishimulikult klassiust. Punapõsksed ning suurte kohkunud silmadega tütarlaste kahupead olid vertikaalreas nagu jaaniaegsel heinateol ootamatult leitud ja Timuti kõrrele lükitud esimesed maasikad. A-vogikas. Külli Rootsi, Kissa, kirjutab sellest ajast nii. Meil oli väga aktiivne klass. Võtsime alati õigest osa ja läksime ikka võidu peale välja. Tol ajal peeti igas asutuses sotsialistlikud võistlust. Ka koolis toimusid klassidevahelised sotsialistlikud võistlused. Koridori seinal oli suur tabel, sinna kanti punktid kõikvõimalike asjade eest. Õppeedukus kaasa arvatud. Iga võidetud esikoht andis suure hulga punkte. Olime väga auahned ja tahtsime iga hinna eest võita. Mäletan, et üks tegevus oli kevadine lehtede riisumine. Mida suurema maala puhtaks riisusid, seda rohkem punkte said. Kauplesime siis pinginaabri ema kaudu nende asutuse lapiga endale, et ikka konkurente edestada.
veel pole kadunud kõik. Just nii ma kirjutasin kunagi oma luuletuses. 1956. aastal anti koolile minu nimi. Tegelikult on iga uus ju unustatud vana. 2000-tal räägiti riigigümnaasiumist ja koolireformidest. Aga 1963. aastal oli Jakobsoni kool ainus kool Viljandis. Ja siin õppisid koos nii vene kui ka eesti kooli gümnaasiumiealised õpilased. Paralleelklasse oli vahepeal lausa 7. Jakobsoni kooli vaim oli helge ja selge. Mingit punast ideoloogiat eriti jaetud. Stalinit, Leninit ega Vene võime ei kiidetud. Ei mäleta, et isegi nende pilte kunagi kooli seintel oleks näinud. Meid kasvatati vaikselt, rahvuslikus vaimus, ilma seda kuidagi valjusti kuulutamata. Sirje Kiin.
60 aasta sügisel hakati koolis korraldama rahvaste sõpruse päev. Meie klass kutsus külla seesise esimesed keskkooli õpilased. Olime rahvariietes, valmistasime ette eeskava ja toidulaual kütlastele. Koolisaalis oli tantsuõhtu. Paljud meist leidsid lätlaste hulgast sõpru. Lätlased kutsusid meie klassi ka vastu külaskäigule. Malle Järvan, Maasepp. mis pilt see on? Ehitavad! Mis siin ajalooraamatust selle kohta kirjas on? 1976. aastal valmis Männimäel uus koolimaja. Vilistlane Diana Ingerainen, toimetaja, kirjutab nii. Teise klassi alguseks oli mul juba tekkinud oma koolitunne. Kord ühes vestlusringis ei saanud inglise keele õpetaja Maie Kigaste aru, kuidas sellises koolimajas saab üldse oma koolitunnet tekkida. Pikki aastaid asus meie kool ju teises majas,
ja küllap igatsesid vanemad õpetajad endisi ruume. Aga minul oli Männimäel asuv kool ainsaks kooliks minu elus ja aastatega said seal selgeks kõik nurgatagused ja ka kogu Männimägi. Tore koht oli näiteks obeliski juures, sinna pidi tavaliselt kas jooksma või suusatama. Taaratammikutes meil kuulen kauget häält. Kõik ennemuistsed tuuled ei ole kadunud sääl. Unest laula unistajad, viimasedki viivitajad. Ma kuulsin, et üks minuga sarnane habemiga mees ütles, et ükskord me võidame nii kui nii. Ma sain kohe aru, et nad tahavad teha Eesti oma riiki. Inimese elu on maja ehitamine. Lapsed võivad maja vundament. Seda pole näha, aga ilma selleta pole ka maja. Keskkoolis ja ülikoolis püstitame majale seinad. Pärast seda ehitame juba kasvuse, mis koosneb tööst ja perekonnast. Kui viitsime, võime hiljem majale lisada ka nikerdusi ja tornikesi, aga üldiselt lesime siis pigem mõnusalt kamina eest diivanil ja klõpsutame telekapulti. Mul läks seina ehitus ilma suurtemate viperusteta.
väga oluline roll selles oli meie koolil ja sellel leebel ning sõbralikul õhustikul. Olime esimesi lende, kelle ees kogu maailm oli lahti, ole ainult osav ja kasuta seda. Andi Hektor. Peipsi ääres saare maani,
mul on meeldinud, et minust on kirjutatud kui mehest, kes pani kivid kisendama. Aga siin on nüüd ajaloosõlm, mida ehk teie poisid saate aidata mul lahti arutada. Ma ei saa aru, mis segadus on kooli nimedega. Kus see nüüd siis on? Esimene keskkool, Jakobsoni gümnaasium, Valuoja kool, Jakobsoni kool. Mina oskan vastata, tean täpselt. Meie koolist sai põhikool, see tähendab 9-klassiline kool, Viljandi Jakobsoni kool 2012. aastal. Vaat siin raamatuski on kirjas minu klassivenna lugu. Minu koolitee algas nii. Aktus toimus Karl Robert Jakobsoni nimelise gümnaasiumi ees. Mina, Karl Erik, olin koos Siim-Erik Pajuga kella helistamas. Kui mina kooli tulin, lõpetas Siim-Erik kooli. See oli põnev, kui ma kella helistasin ja oma aabitsa kätte sain. Mulle meeldib meie klass ja õpetaja. Meie klassis on kõik väga tore minu meelest. Siiani on olnud kõige toredam see, kui me Kurgjal käisime. Kurgi on meie kooli jaoks sellepärast tähtis, et seal on Karl Robert Jakobsoni talu. Koolist tuleb meelde ujumisvõistlus. Meie klass sai karika, sest meil oli kõige rohkem ujujaid. Praegu käin juba teises klassis. Oma mälestust kooliajast tahab jagada vilistlane aastast 2018 Grete Roostik. Kallid kuulajad, olles selle kooli niivõrd värske vilistlane, on mu praegune kool Viljandi gümnaasium mulle veel veidi võõras. Igal hommikul sellesse kooli sisenedes tunnen, nagu oleksin majaga eksinud. Lähen gümnaasiumi õpilast varjutama või on tegu järjekordse Viljandi gümnaasiumit tutvustava tuuriga. Mõtted liiguvad Jakobsoni koolile ning mul on endiselt tunne, et olen osa sellest koolist. Ja ma olengi. Nii samuti nagu ka kõik teie, kes te täna siia kokku olete tulnud. Minu haridustee jätkub, nagu juba mainitud, Viljandi gümnaasiumis, kuid naljakas on mõelda, kui palju meie, kes meie siit koolist edasisse ellu astunud oleme, sellest koolist räägime ning sellest lugu peame. Kas või eile rääkisime vanade klassiõdedega sellest, kuidas me uues koolis vahel Jakobsoni kooli igatseme. Peamiselt igatseme ikkagi õpetajaid, neid, kes meile aastate jooksul kalliks said. Kui oleksime saanud, oleksime nad ka endaga gümnaasiumisse kaasa võtnud. Aga kui paljud siin õpitust ikkagi siis reaalses elus vaja on läinud? Selles osas pole mina nähtavasti veel kõige õigem inimene rääkima, arvestades, et ma pole veel isegi 16. Aga mu praegune vene keele õpetaja Jevgenia Žalõbina ütles meile nii. Tegelikult pole teil vaja 90% kogu sellest materjalist, mida te põhikoolis ja gümnaasiumis kokku õpite, kuid see on vajalik puhtalt selleks, et valmistada teid ette edasiseks eluks ning tagada, et saaksite hakkama kõigega, ükskõik kuhu elu kedagi edasi suunab. Aga ikkagi, mis siis oli see, mis tekitas tunde, et see siin on minu kool? Mis tekitas tunde, et need on minu inimesed? Mis pani mind tahtma tõusta igal hommikul kell 6, et hakata kooliks valmistuma? Minu jaoks on hea haridus, teadmised ning täiuslikkuse poole püüdlemine alati prioriteetideks olnud, kuid just selle minu tunde tekitasid siinsed inimesed, olgu selleks siis teised õpilased, õpetajad või kogu ülejäänud personal. Need 72 õpilast, kellega koos panime punkti 9 aastat kestvale vähese puhkusega õppesessioonile, on mulle siiani väga südamelähedased. Kõige esimesena tuleb mul meelde 9. klassis lavastatud jõulunäidend, kus osalesid peaaegu kõik lõpuaasta õpilased. Ning mul vist pole kunagi rinnus olnud nii head, ühtset perekonnatunnet. Ka meie näidendis oli üks väike armas perekond. Kõik perelapsed, keda oli kokku 4, esindasid mõnda õpilaste tüüpi. Ja ma mäletan veel seda tunnet. Kui teise etenduse lõppades 6-liikmeline perekond end laval parajasse puntrasse grupi kalliks kokku tõmbas, kõik teised näitlejad end laval õigesse kohta võtsid ning me kõik koos laulma hakkasime. Sellel hetkel ma tundsin ennast reaalselt osana sellest koolist, sellest perekonnast, mis moodustus minu 6. lennuõpilastest. Näiteks saan tuua veel ka tutipäeva. Viimane päev enne lõpueksameid, kus saime end tõeliselt lõdvaks lasta, otsisime kapist üles kõige lapsikumad riided, tegime pähe 2 patsi ning läksime nii kooli. Mäletan, et sel päeval polnud oluline, kas ja kui sotsiaalne ma koolis olin olnud või kui hea sõber ma kellegagi olin, kuid kõik olid omavahel sõbrad. Ka see tõestas minu jaoks fakti, et tegelikult oleme me kõik üks suur perekond.
Õpetajate kohta saan lisada veel kord, et tegelikult me ikka väga igatseme teid. Jah, hetkel võib olla asi veel selles, et kool, keskkond ja inimesed, kellega me igapäevaselt kokku puutume, on teised, nii-öelda meie siis mugavustsoonist väljas, kuid armsaks jääte te meile ikkagi. Praegu kuuleme õpetaja Silvia Nesseri lasteaed on sealpool ütluse asemel hoopis midagi sellist, et kui te siin olla ei taha, siis keegi teid kinni ei hoia. Praegusel hetkel peaksin õpetaja Maiga Purgatsit tänama, et ta tundides väga kiiresti rääkis, sest see treenis mind gümnaasiumi jaoks, kus mõnel õpetajal on koguni nii kiire, et isegi osad sõnad jäävad poolikuks. Jakobsoni kool oli minu jaoks eriline koht, on seda siiani. Siia tagasi tulles tulevad mulle meelde kõik need mälestused, mida need seinad endas hoiavad. Juba maja uksest sisse tulles tuleb hea tunne sisse. Tunne, nagu oleksin tagasi kodus. Aitäh! Rasmus, mis sa teed? Tead, Martin, ma laadisin just enda telefoni uue Pokemon Go versiooni. See on lihtsalt nii hea. See on lihtsalt nii hea. Tule kaasa. Tegelikult ära tule, aga mina lähen mängima. Tšau! Nucli telefoni tanz. Nelly Cone Cox Oops. Telefon.
koolist enam gümnaasiumiharidust ei saa. Aga noored teavad. Küll on meil ka kätetööd tarvis, aga ilma vaimutööta läheme hukka. Sõna on vilistlasel Meelis Antonil. Tere päevast! Kooli ees esineda, oma õpetajate ees esineda on alati raske. Ja kui ma leppisin kokku, et ma täna olen nõus siin rääkima, siis mulle tulid meelde paar esimest korda, kui ma kooli ees või pisut suurema seltskonna ees esinema pidin. Et esimene kord sellisest kõnepullist, siis ma olin nii pisike, et meie vilistlane Toomas Vabamäe, autoajakirjanik kindlasti teate, pidi mulle mingi väikse tabureti alla tooma, et ma ikka ninapidi üle upitaks. Siis järgmine kord, kui ma suurema publiku ees esinesin, siis mul oli tegelikult sama ülesanne, mis täna. Et võib-olla õpetaja Aavasalu mäletab, aga mingil teaduskonverentsil Mööbiuse lehte pidin lahti arutama ja teistele üritama seda selgitada. Ja iseenesest on see, kui see pael nüüd lahti võtta ja mitte niimoodi kokku panna ta, nagu meil käe ümber pandi, aga teisiti kokku panna ja tekib see lõpmatuse ühe külje tunne ja kõik see, aga proovi seda siis teaduslikult ära kirjeldada, et ma jäin ikka väga hätta. Ja ma kardan, et ma võin ka täna hätta jääda, sellepärast et mõtteid ja soove, millest rääkida, on väga palju, nii et andke andeks, kui ma võib-olla kõiki mõtted ei suuda piisavalt selgelt lahti rääkida. Miks me vilistlastena või kooliperena tervikuna aeg-ajalt kokku saame? Mis meid kokku toob? Ja ma arvan, et siin ei ole muud vastust kui see, et toovad soojad tunded ja soojad mälestused. Sest keegi ei lähe ju kohta, mis talle ei meeldi. Kooli võib ju võrrelda ka jutumärkides kinnipidamisasutusega, sest ta on kohustuslik. Aga ma ei ole kuulnud, et mõnes teises kinnipidamisasutuses vilistlased kokkutulekuid peaksid. Meie tuleme kokku, sest meil on hea tunne näha ka neid, kes on olnud meie valvurid, meie kasvatajad, meie hoidjad. Nende kokkutulekutega on ka selline lugu, et mäletan enda ajast, et kui esimesed aastad pärast kooli kokkutulek tuli, siis oli natuke selline tunne, nagu meie hea vilistlane Jaan Tätte on laulus öelnud, et sõbrad, teiega on hea, aga elu samme seab ja hakkan minema nüüd oma kitsast rada, et siis tundus see maailma avastamine nii oluline, et võib-olla alati koolis ei olnudki nii oluline käia. Aga mida päev edasi, mida aasta edasi, seda olulisem ja soojem on siia tulla ja mõistad, kui palju tegelikult mitte sellest majast kui hoonest, vaid sellest majast kui inimeste kogumist on meile kõigile kaasa antud. Ma olen oma kaaslastega järgmistest eludest või järgmistest eluetappidest, kas siin ülikoolis või tööd tehes või poliitikas väga palju arutanud, et mida kool siis võis anda. Ja jälle enda pealt kokku võttes, et mida me jõudsime teha, et sporti sai tehtud ohjeldamatult. Need 4 kooli võistlused, ma mäletan, kui Ceesisest tagasi tulime, siis pärast edukat suusavõistlust sai esimest korda elus ka õunapuntsi proovitud. Ega ma täpselt ei teadnud, mis see oli. Pakkusime vist isegi õpetajale, see vaatas vähe kummalise näoga. Ma õpetaja nime ei ütle, sest muidu äkki ta saab karistada selle eest, et ta ei reetnud meid, millega me tegeleme. Mälumängud, õpetaja Jaan Usin, see tahe meid kooliväliselt kaasata, et neid mehi, kes meie kundis siiamaani mälumängu mängimas käivad, neid on rohkem kui mitu. Olümpiaadid, õpetaja Aavasalu, eks mõned meist võib-olla olid ka lootusetud, et ei tahtnud päris sügavale minna ja ei võtnud tollal tõsiselt seda väljendit, et iga mees saab oma rida ja ajas võib-olla 10 vagu ja ei võtnud ühte välja. Aga teie ja õpetaja Tamm ja õpetaja Aava ja kes te meid seal kas või 5 koolivõistlustel või teistel olümpiaadidel vedasite, et sellest on elus kasu olnud. Mina olen kindlasti võitnud väga palju sellest, et Maia Niidu meid luuleringi, ma ei tea, meil ei olnud mingit ametlikku ringi, aga et me käisime luulekavadega väljas, see andis esinemisjulgust.
Ja neid asju on palju, et kas või see, kui me koolivend Kalev Saagiga seal saali taga raadionurgas vahepeal kooliraadiot üritasime teha ja kõige lisaks me ju õppisime ka veel, midagi me ikkagi õppisime ka veel lisaks sellele kõigele. Nii et aitäh teile kõige selle eest, meil on, ma arvan, igal ühel, kes siin istub, kes on selle kooli vilistlane, on midagi, mida meenutada. Nüüd see oma kooli tunne, et kui kaugele või kuhu see võib viia. No minuga on juhtunud nii, et kui ma kuulsin näiteks, et aastajuhiks valiti Kai Realo, paljud võib-olla ei tea, aga tema on meie kooli vilistlane, minul oli küll tunne, meie inimene valiti kooli või aastajuhiks. Või kui ma nägin ükskord televiisorist doktor Toomas Kariisi, paar aastat minust varem lõpetanud kooli arst, gastroenteroloog, ma isegi täpselt ei tea, mis ala arst see on. No oli ikka tunne küll, et Toomas oli kooli ajal selline kindel poiss, et kui see arst midagi ütleb, siis on ikka kindel ja hea tunne. Või kui Jaan Tätte või Marek Sadam laulavad, siis mul on alati see tunne, et meie poisid panevad. Või Arvo Kivikas, minust küll palju-palju varem lõpetanud ettevõtja ja spordimees, vana Nõukogude Liidu meister. Ükskõik, mida ta teeb, kui tal olid head ajad, vahepeal raskemad ajad, ikkagi teadsid, et see on meie mees ja ta paneb. Või Ene Ergma, kellega ma olin aastaid poliitikas koos, oi, me võisime vaielda. No nad tulid ju minu mõistes täiesti vale pundiga ja me kaklesime ja vaidlesime. Aga kui siis seal taganurgas kohvi jõime ja siis me olime lihtsalt kooliõde ja koolivend. Mis siis, et Ene ei olnud ju minu ajal koolis, vaid minu emaga oli ta koos koolis. Aga see kooliõe ja koolivenna suhe tekitab olukorra, kus sa ei saa teisele petta ja võib-olla mitmedki probleemid saavad lahutada. Täna ma vaatasin, Jakob tantsis siin, see poiss või noormees on õigem öelda, tantsis Uku Aru valsiga ja no tema teeb sporti ja mina tean teda kui meie kooli poissi sellega seoses, et on ka kõva teivashüppaja, aga ta lõpetas kuldmedaliga ju gümnaasiumi sellel aastal ja kui te võtate selle lehe lahti, siis te näete, et on olnud erinevatel elualadel, ma ei tea, matemaatikas, loodusteadustes kooli kõige kõvem ja sellised inimesed, kui sa näed, nad esindavad kaudselt ka meie kooli, need on meie inimesed. Või tema trennikaaslane Ants Kuusiku, selle kooli õpetaja, õpilane Andreas Hansson võitis ju alles hiljuti TV10 olümpiastardi. Jälle, meie poiss, meie õpilane. Nii et see meie tunne minu arvates on see, mis on kõige olulisem, mis koolist on kaasa antud. Nii et vilistlased, õpetajad, me kõik ilmselt oleme midagi loonud, et selles koolis seda oma tunnet tunda. Vilistlastele ma tahaks ühe mõtte öelda, et näiteks kui me õpetajal on sünnipäev, kas meil on julgust tõsta toru, helistada, küsida, kuidas läheb, või saata kas või sõnum, kui õpetajale päris helistada ei julge. Ma ise alati ei julge. See barjäär on ikka alles, aga tegelikult õpetajate panus on nii suur, et ma arvan, et seda ei oleks palju. Või kui tänaval tuleb õpetaja vastu, kas me küsime tegelikult, et kuidas läheb, või ütleme lihtsalt tere, et kõik on okei niikuinii. Et võib-olla võiksin mõelda selle peale igapäevaelus, tormlemises, aga mul on palve, et teeme praegu kõik vilistlased õpetajatele ühe tulise aplausi. Mul on nüüd üks väike reklaamteade, et täna õhtul 21.30 aulas toimub ka oksjon, kus oksjonile läheb erinevate õpetajate või legendaarsete õpetajatega seotud esemed ja kõik vilistlased, pange rahakukrud valmis. Ma usun, et on asju, mida püüda osta. Mina ise leidsin, et ma peaaegu iga asja ostaks ise ära, aga kuna ma olen müümas, siis ma päris oksjonil ostmisega ise tegeleda ei saa. See raha läheb koolile ja kui kool muud välja ei mõtle, siis mina käin alati kurvalt selle kooli staadionist mööda ja mõtlen, et kus on linnaisade silmad, et kui muud varianti ei ole, siis kas või
anname selle staadioni kordategemise esimeseks selliseks seemneks. Kokkutulekud ei teki iseenesest. Mul oli rõõm selle kokkutuleku ettevalmistamise protsessi näha. Inimesed teevad vabast tahtest tööd, tulevad kokku ja eks oli korraldajatel ka kõhklusi. Mõeldi ju ka selle peale, et kui see kool oli varem Jakobsoni gümnaasium, siis oli kõik selge ja lihtne ja arusaadav. Nüüd see kool ei ole enam gümnaasium ja eks see küsimus korraldajatel, no mulle tundus, et ma nende silmadest hindasin seda küsimust, et kui palju ikkagi neid vilistlasi tuleb ja kui palju see tunne ikka kestma jääb. Ja siis, kui sai 100 täis, 200, no kui 400, siis oli juba hea tunne kõigil ja eile õhtul oli 600 ja pisut pealegi ja usun, et täna on veel juurde tulijaid. Ma arvan, et see näitab ka kõigi meie austust nende suhtes, kes on panustanud ja tänu kellele see üritus siin toimub. Ja ma palun, teeme veel ühe aplausi kõigile korraldajatele, kõigile neile lastele, vilistlastele, kes on kaasa aidanud või kes täna siin esinevad. Üks palve lõpetuseks on mul veel, et kuna ma olen nüüd selle kooliga natukene rohkem seotud, siis meie vilistlastena võiks võib-olla pisut rohkem kaasa aidata ja kaasa mõelda ja sellepärast ma palungi, et kas lendude esindajad või inimesed, kes tunnevad, et võiksid midagi koolile pakkuda, et ma ei tea, tulla mõnikord siia esinema või neid variante on 100 miljonit, et ei pea olema nii, et need mõtted on juba ära mõeldud ja võib-olla on kellelgi hoopis uus idee, et saame pärast siin ühel hetkel, kui kringel on ka söödud kuskil 14.30, 14.40 auditooriumis 306 kokku ja mõtleme, täna ei aruta asja pikalt, võib-olla 4-5 minutit, et kontaktid kokku koguda, aga mõtleme, et ükskord võiks kokku saada ja arutada. Ja nüüd on minu tänane Mööbiuse leht tõestatud. Aitäh kõigile, kes on panustanud, soovin kõigile ilusat peotuju, head õhtut ja seda, et kui esmaspäeval tagasi töökohale jõuame, siis on südames natuke selline härrastunne või selline harrastunne ja mõtled, et oli ikka üritus ja mõtled, et millal juba järgmine tuleb. Aitäh ja ilusat pidutuju! Vahel on see meie tunne nii suur, mida Meelis ennist siin mainis, et on kohe nii suur tunne, et tahaks võtta enda kõrvalistuval käes kinni. Kohe tahaks võtta käes kinni kõrvalistuval. Võtke käes kinni. Isegi kui on mõni absoluutselt ebameeldiv õpilane või õpetaja teie kõrval sattunud, see kooli aastapäevadel tavaliselt selliste lehtide antakse ikkagi kõik andeks. Meil on olnud minu meelest väga helge ja ilus kontsert, laske korraks käed lahti, tehke veel esinejatel kõige suur aplaus. Ja nüüd loomulikult kätestame kinni. Tehke julgelt, isegi kui tundub, et ei sobib, täna sobib. Ja olenemata east, ja isegi see maevus ja muldini, olge head, et tõuske püsti. Kui tohib paluda, miks ei tohib paluda? Ja me püüame nüüd kõik koos laulda ühe sellise laulu, sellepärast, et see Jakobsoni kool on tegelikult ju meie kõigi jaoks mitte ainult mingis mõttes, vaid ongi tuli, mis meid läbi elu kannab ja kui ma teile midagi ütlen teile ette, siis korrake kohe sellele järgi. Näiteks ma ütlen teile, tuli meid kokku toogu, üle mere ühte katku ja tee korrak järgi. Tuli meid üle mere ühte katku. Sõnu on päris palju, aga te olete kõik vähemalt siit puldist vaadates üllataval koppel tarkade ja ilusate nägudega. Mitte ühtegi koledat inimest ei ole. Ma vaatasin ennist, et see ongi hea, et täpselt nii palju inimesi on nagu on, sellepärast, et ainult kõige paremad on kohale tulnud ja kui see lauluosa algab, siis julgelt laulge kaasa ja tähistage elu, tähistage Jakobsoni kooli.
kaasa kõikuda, minu poole ei pea vaatama. Nagu oma ette tähistage enda haridust. Tuli meid kokku toogu, üle pere ühte katku ja teie. Tuli meid kokku toogu, üle pere ühte katku. Tugevad sillad loogu, selleks meile ta antu ja teie. Tugevad sillad loogu, selleks meile ta antu. Tuli meil võita aita, imedus hinges ja õues. Tuli meil võita aita, imedus hinges ja õues. Ära põleta paita, varjud võtame põues. Ära põleta paita, varjud võtame põues. Tuli mind õpeta jääma, sinna kust õige ja ilus. Tuli mind õpeta jääma, sinna kust õige ja ilus. Tuli sa tarkus kingi, anname mõttele valgus. Tuli sa tarkus kingi, anname mõttele valgus. Tormide taga ligi, võta meid ruhala arvus. Tormide taga ligi, võta meid ruhala arvus. Tuli too õuele noore, sinna kus istuvad vanad. Tuli too õuele noore, sinna kus istuvad vanad. Seni kui oleme koos veel, püsivad ilusad tavad. Seni kui oleme koos veel, püsivad ilusad tavad. Tuli mind õpeta jääma, sinna kus õige ja ilus. Tuli mind õpeta jääma, sinna kus õige ja ilus. Tuli tee rannale rahu, paranda ahmused tuli. Tuli tee rannale rahu, paranda ahmused tuli. Liida kõik ühte, kes nahus, suntagel süda on süsi. Liida kõik ühte, kes nahus, suntagel süda on süsi. Tuli vii kohale kirja, neile, kes lainete taga. Tuli vii kohale kirja, neile, kes lainete taga. Sõnumit otsivad silmad, oodates märki ei maga. Sõnumit otsivad silmad, oodates märki ei maga. Tuli mind õpeta jääma, sinna kus õige ja ilus. Tuli mind õpeta jääma, sinna kus õige ja ilus. Päike neil tõuseb või looju. Tuli seal kaugetel maadel, päike neil tõuseb või looju. Igasse ilmakaarde kingi sõbralik soojus. Igasse ilmakaarde kingi sõbralik soojus. Lõpus kui maapealsed rajad, taevasse tulede maha. Lõpus kui maapealsed rajad, taevasse tulede maha. Juhiks siis ajatus ajas, midagi rohkem ei palu. Juhiks siis ajatus ajas, midagi rohkem ei palu. Tuli mind õpeta jääma, sinna kus õige ja ilus. Tuli mind õpeta jääma, sinna kus õige ja ilus. Tuli mind õpeta jääma, sinna kus õige ja ilus. Tuli mind õpeta jääma.
aplaus Jakobsoni koolile.